Värskes majandusprognoosis on kirjas, et Eesti riigivõlg jätkab kasvamist. See tähendab, et riik kulutab rohkem raha kui maksudest ja välisabist sisse tuleb. Samal ajal ei räägitagi enam sellest, et riigieelarve peaks olema tasakaalus. Parimal juhul loodetakse, et kulutused jäävad Euroopa Liidus kokkulepitud lubatud miinuse piiresse. Laenuintress on kulu ja laenu teenindamine tähendab rahavooge, et selleks on vaja sularaha, raha siis. Aga jah, mida suurem on laenukoormus ja on ju tavaline, et Euroopas makstakse laenuintress pigem rohkem kui kaitsekulusid tehakse. Samal ajal ongi vajalik suurendada kaitsekulutusi. See tähendab, et riik peab rohkem raha panema sõjatehnika, laskemoona, kaitserajatiste ja muu sellise peale. Eile teatas valitsus ametlikult, et soovib minna seni lubatust sügavamasse eelarve miinusesse, just selleks, et kaitsekulusid katta. Ilma suurema miinuseta ei suudaks riik rahastada kaitsekulude kokkulepitud tõusu 5%-ni sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st. Euroopa Liit kavandab sellist vabastusklauslit, mis võimaldab defitsiiti viia sügavamaks. Ehk et siis ka riigieelarve defitsiidi arvelt tõsta kaitsekulusid. Iseenesest, kui me selle sügavusega seal saavutaksime defitsiidiga, me suudaksime selle 5% ära katta. Aga küsimus on ju ka selles, et tänane defitsiit on homne võla tagasimakse. Laenukoormus meil kasvab, sellega seotult kasvavad ka intressid. Ja kui me vaatame näiteks selle aasta intressisummat, siis see on pisut üle 200 miljoni euro, mis on umbes täpselt sama, mis on automaksu prognoos. Ja ma saan aru, et tulevikus läheb suhe paigast ära veelgi rohkem. Jaa, et 29. aastaks kasvavad intressikulud circa 350 miljoni euroni, aga automaks kindlasti nii palju ei kasva. Euroopa Liidu kavandatav suurem eelarve defitsiit, mida lubatakse kaitsekulude jaoks, tähendab seega samal ajal seda, et tulevikus peab riik rohkem intressimakseid tegema, isegi kui mitte rääkida laenude tagasimaksmisest. See võib kaasa tuua vajaduse makse tõsta. Mõned maksutõusud on juba välja kuulutatud, kui võtta maksutõusudena plaani, et teatud maksud, mis algul lubati ajutisena, jäävadki nüüd kestma alaliselt. Mis maksud on siis need, mida alguses lubati tähtajalisena, aga nüüd jäävad püsivaks? Tähtajalisena lubati käibemaksu tõusu ja eelmises olukorras võis mõista, et see on nii võimalik. Praeguses olukorras käibemaksu tõus tuleb püsiv. Mida ei tule, on siis 2% esimesest eurost tulumaksustame kõigi tulud. Hästi lai maksubaas, hästi vaestele, kõigile pensionäridele 2%, küll tulumaksu jätame 24%-le. Kuigi algne plaan oli kehtestada ettevõtetele ka uus 2%-line tulumaks, siis see jääb praegu ära. See tähendab, et ettevõtted ei pea oma teenitud kasumilt kohe seda lisamaksu maksma, kuid muidugi kui ettevõtjad võtavad kasumi ettevõttest välja, siis selle pealt on tulumaks sarnaselt muule tulumaksule senisest kõrgem, 24%. Ja nagu öeldud, alatiselt.